Oleme jõudnud tagasi garaaži, nii nagu ikka enamasti nädalavahetustel. Ja siis tänane plaan ongi, et hakkame autot valmistama Raasilla etapiks. On siis 2 nädala pärast, aga on vaja natukene vaja veel tohkerdada. Mis siis põhiasi on? Me ei saa enam tavavedrustusega hakkama. Siia ma olengi välja toonud siis. Siin on siis B6 tutikad. Siin on koilid, millega siin paar aastat oleme sõitnud nüüd. Ja siin on ühed madaldusvedrud. Hea meelega Raasilla jaoks tahaks üldse koile alla panna, et ma peangi siin natukene vaatama, mis siin saab. Aga kruusaetappideks läheb kindlasti madaldusvedru ja B6. Et meil ongi siin tutikad B6 siis. Siin said siis igasugu pudinaid võetud juurde veel. Kaevame siin masina ülesse. Nagu eelmisest videost mäletate, siis sai autot pestud üli palju. Siin on siuke mõnus bassein ka. Ütleme niimoodi, et see ise siit välja ei lähe. Need klaasiluugid on päris saatanast tegelikult. Et see siin kõik pesuga tuli siis klaasiluukide vahelt sisse. Võtame vanavedrustuse alt praegus ja paneme siis B6 alla. Nii, päris palju aega mööda läinud. Sai siin vedrustus välja vahetatud, et panin siis tutikad B6, pidin käima keevitamas ka, käisin siis Kraavi motospordis keevitamas. Need olid siis praegus all ja nagu näha siin neid rohelisi junne, lõikasin pool keerdu kohe tuimalt lühemaks ära. Alla läksid siis tutikad B6, rohelised madaldusvedrud. Ilus siuke vikerkaare värvi on see kõik elu siin. Taga olid ka B6, aga praegust läksid koilid. Et meil siin Rahvakrossis ei tohi, või selles, et meil on tingimustes kirjas, et meil ei tohi siis jäikust reguleeritavad ega eraldi reservuaaridega amordid olla. Et ongi päris keeruline, et peadki mingi no-name koilidega siis või siis põhimõtteliselt ongi B6-ga. Et kõrguse reguleerimine on lubatud, aga kõik muu on keelatud tegelikult. Aga noh, kui tahad golfile ka siis jäikust reguleeritavat vedrustust osta, siis selle hinnad lähevad nii utoopiliseks juba, et see ei tasu seda vaeva ära. Ja siin siis on need rehvid, mis meil siis finaalis olid all. Ja siin allpool on siis poolfinaali omad. Siin on need koilid veel, millega ma eelmine ja varasemalt paar aastat sõitnud olen. Nagu näha siis see on tegelikult kõver. Et ei teagi, kuna see kõveraks sai üldse. See võis juba ammu tegelikult kõver olla. Nüüd sai küll siin käe otsas sillastendi tehtud, aga midagi aru ei saanud kohe hooga. Praegus ongi vedrustus sai vahetatud. Taga koili kõrgust ei tea veel. Et pean siin rehvid alla panema. Lähen käingi siis ühes heas kohas, mis meil siin on. Lähen vaatan, mis laoseis on ja viin need kõik talvekad ja asjad ka sinna ära, et siis on talvega kõik lõpuks. Et õnneks see aasta siis 2 rehvi saigi ostetud Micheliini ja need 4 tükki, mis siin paremal siis pastlaks läksid, need on tegelikult 3-4 aastat vanad rehvid juba, et tegelikult oligi hea, et saigi Michos ära lõpetatud need. Need lähevad siis Aleksandrile, klubikaaslasele, tema paneb priipalu siin. Kui meie olime Aluveres, toimus priipalu, et tema käis siis seal sõitmas. Lähevad nood pastlat talle. Minu jaoks on need prügi täiesti, mitte midagi nendega peale pole hakata. Naela ei ole, muster on ka siuke poolkõva, põhimõtteliselt on prügimaterjal tegelikult. Ja lähme käime siis seal rehviparadiisis, et võtame teid ka sinna kaasa. No, nagu näha, oleme varakambrisse jõudnud.
siin on siis meil need paarumijunnid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tükki on veel auto juures ka nüüd ja siin materjali liigub. Siin on, ütleme niimoodi, see on varasaht. Siin on, kuna oleme väga palju sliki usku ja lootsin ka, et praegune võistlus tuleb slikiga, no siis meil siukseid slikke ikka liigub päris palju. Siin all on siis niinimetatud titepigid, mis omal ajal Supercrossis võis kasutada. Ja siin on PEM-talvekad. Ja siin lõpus viskab veel mingit jama vahele. Veelgi on päris palju kokku ostetud ja siia nurka teen siis talvekate virna. All on meil kruusarefid ja siin ka veel materjali liigub. Ütleme nii, et seda kaupa on päris palju. Üleval on head paremad golfimeestele. No, seal on, nagu näete, isegi uksi on Tajoba, aga noh, mitte korralik, et pigem ongi sellised crossi sõbralikud. Siia oleme siis mõned mootorid kokku kogunud. Siin ka veel velgi liigub. Siin on veel käigukast ja Tajoba. Siin on veel üks siuke huvitav asi. Kaupa liigub, mingit muret ei ole. Ja siin ongi siis need niinimetatud 2 kapotti ka, mis on ka viiberkapotid, et kõrgendusega, et need ka paneme mingi aeg peale. Või noh, ühe panen peale, üks jääb veel tagavaraks. Seal on veel tagaluuk viibrist. Ütleme nii, et kaupa liigub, mingit muret ei ole sellega. Nii, nagu nägite, siis auto sai maapinna peale tagasi. Ütleme nii, et näeb päris okei isegi välja kõrguse mõttes. Vaatame korra, mõõdame ka siit eest, mis meil siin siis juhtus. No, ütleme niimoodi, et 20 senti on eest. 21 on tagant. Ees on küll praegu 16 tolli, taga on 15 tolli. Rehvi väljakõrgus suhteliselt sama oli, panin kõrvuti. Eks seal 16 tollil on liha pealt kadunud ka, et sellepärast ta ongi suhteliselt 15 tolliga sama kõrge. Aga praegu sai päris hea, ma arvan. Vaatame, kuidas maapinna poole pealt on. No, silmnähtavalt on okei. Ütleme niimoodi, et raasilla jaoks pigem on natukene kõrge, aga samas on päris jäik isegi üllataval kombel. Noh, nagu timelapsist näha oli, et siis hüppasin peal ka, et vedrustus sai suht paika. Aga kruusaetappide jaoks võiks olla täitsa paras kõrgus. Et noh, nagu näha siis, muidu olid porilapakad 10 senti maast, nüüd on heal juhul 3 sentimeetrit, võime isegi öelda, et 2 tegelikult. Tagumised ka, noh, see on 1,5 sentimeetrit. Põhimõtteliselt 10 senti sai autot siis madalamaks lastus. Et see on päris hea. Et meil esisilla geomeetria on päris hea selles mõttes, et kui ta on kõrgem, on üks ja kui ta on madalamal, siis on teine. Tuleb siin sillast endis jälle käia. Vaatame, kuidas ajaliselt on. Äkki jõuame Tartusse tuunerisse ka veel, et saab lain ilusti silla paika panna, nii nagu meil seal on näidud, aga täpselt ei teagi praegus. Muu pilt on okei. Midagi erilist ei ole rohkem, et ma vaatan siin, võib-olla natukene vedrustust veel liigutan. Noh, taga on koilid, taga saab alla poole keerata, aga ma natukene mõtlen veel selle peale. Meil õnneks seda lollikommet ei ole, et meil tagumisratast niimoodi üles keerab või noh, üles tõstab. Siin mõndadel inimestel on isegi niimoodi, et siuke paarkümmend sentimeetrit tõuseb tagumine ratas kurvis ülesse. Me oleme saanud oma asjad niimoodi paika, et meil seda muret ei ole. Ma arvan, et midagi erilist ei ole, et praegus mingi siuke 10-mintsane videomaterjal tuleb enam-vähem kokku. Praegus jätame asja niimoodi, vaatame. Teoreetiliselt tuleb see video ennem raassillat ülesse juba, et ongi täpselt paras. Et muidugi on see jama, et me peame mingit rehvesi ostma hakkama, et vist ei mängi see raassilla veel täitsa välja. Taga 15 oli on okei, ees on need, vaatame, kas saab siit läbi kaamera on näha, et no katse 2 valgusega. Et nagu näha, siis
esimesed on siis juba kuskil sõitnud, tegelikult on need Karl Kaselo eelmise aasta Aluvere rehvid, ehk see näitab ära, et mis seis selle Aluverega saab siin tulema. Magusmaterjal on läinud, aga see meid ei morjenda praegus, et vähemalt saame katsetada rehvi mõõtu ja vaatame, hea meelega tahaks natukene laiemat, aga peab mõtlema seda, et kuidas saadavus veel on ja lõpuks tuleb mõelda ka selle peale, et mis see hind on. Teoreetiliselt on praegust niimoodi, et üks etapp, need suvised ja kaks rehvi on 100% prügi, 2 rehvi võib-olla saab kuskil ajasõidus või kuskil veel kasutada, et pigem on niimoodi, et 4 rehvi on prügi. Ja kuna meil on nüüd praegune Raassilla on suvine ikkagi paarumi rehviga, selle sama junniga, mis meil siin all on, ja kõik 4 suvist, see tähendab seda, et põhimõtteliselt 5 etappi korruta 4-ga 20 rehvi, et rehvi tüki hind ka praegus, mis ma siin vaatanud olen, on ümmarguselt 85 eurot rehv. Et noh, ilus, et kohakoti tundub, et mingit drifti on nagu lihtsam või odavam sõita, aga noh, mis sa teed, peab nende junnidega sõitma. Et ei saa kahjuks slikiga sõita, slikke meil on, slik ei kulu niimoodi ja sliki sõidumõnu on 100 korda parem kui selle junniga. Aga mis seal ikka, pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba järgmine kord.